telefon on tänasel päeval inimese jaoks ääretult oluline vidin. Pool meie elu on selles pisikeses seadmes ja seetõttu ongi väga keeruline hakkama saada, kui telefoni aku on ootamatult tühjaks saanud. Aku laadimine ja tühjenemine on üheks heaks endotermilise ja eksotermilise reaktsiooni näiteks ja proovimegi täna koos aru saada nende reaktsioonide olemusest. Keemilise reaktsiooni käigus katkevad olemasolevad sidemed lähteainetes ja uute sidemete moodustamise tulemusena tekivad reaktsiooni saadused. Keemilise reaktsiooni toimumiseks tulebki kõigepealt lõhkuda kas lähteaines või lähteainetes keemilised sidemed. Selle jaoks on aga vaja kulutada energiat, ehk siis selle protsessi käigus energia neeldub. Uute keemiliste sidemete tekkel aga energia eraldub. Olenevalt sellest, kas ülekaalus on energia neeldumine olemasolevate sidemete lõhkumiseks või energia eraldumine uute sidemete moodustumisel, saame me reaktsioone jaotada soojusefekti alusel eksotermilisteks reaktsioonideks ja endotermilisteks reaktsioonideks. Soojusefektiks nimetataksegi keemilise reaktsiooni käigus toimuvat energiamuutust. Kui me võtame näiteks vee elektrolüüsi ehk protsessi, kus elektrivoolu toimel laguneb vesi hapnikuks ja vesinikuks, siis kõigepealt tuleb veemolekulis hapniku ja vesiniku vahelised kovalentsed sidemed lõhkuda ehk kulutada energiat. Seejärel toimub uute sidemete tekkimine vesinikuaatomite vahel ja hapnikuaatomite vahel ja selle protsessi käigus energiat eraldub. Kuna kulutatav energia hulk on suurem võrreldes reaktsiooni käigus eralduva energia hulgaga, on see reaktsioon endotermiline. Endotermiliste reaktsioonide käigus energiat neeldub. Energia neeldumine toimub välisest keskkonnast reaktsioonikeskkonda. Endotermilised reaktsioonid vajavad toimumiseks alati energiat ja seda kas valguse, soojuse või elektrienergiana. Endotermilised reaktsioonid meie igapäevaelus on näiteks fotosüntees, paljud lagunemisreaktsioonid ning telefoni aku laadimine. Proovime nüüd aga ise katseliselt läbi viia ühe endotermilise reaktsiooni. Selles keeduklaasis on baariumhüdroksiid ning ma lisan siia veel ammooniumkloriidi. Nüüd vaatame üle selle segu temperatuuri. Keeduklaasis oleva segu temperatuur on umbes 16 kraadi Celsiuse järgi ning nüüd lisan ma puidust alusele natukene vett ja keeduklaasi siia puidust aluse peale. Ning nüüd läheb mul umbes minut aega, et segada seda segu siin keeduklaasis. Termomeetri pealt näed sa seda, et temperatuur on märgatavalt langenud. Seega on meil kindlasti tegemist endotermilise reaktsiooniga, kuna reaktsiooni käigus temperatuur langes. Nüüd saan ma aga väga rahuliku südamega võtta kinni keeduklaasist ning koos sellega tõsta üles ka puidust aluse, kuna vesi, mis jäi keeduklaasi ja puidust aluse vahele, on jäätunud, sest et keeduklaasis toimus meil endotermiline reaktsioon, mis võttis soojusenergiat ümbritsevast keskkonnast, ehk siis vesi andis oma soojusenergia reaktsiooni toimumise jaoks ning ise jäätus. Endotermilise reaktsiooni vastand on eksotermiline reaktsioon. Eksotermilise reaktsiooni käigus energiat eraldub. Energia eraldumine toimub reaktsiooni keskkonnast välisesse keskkonda. Tavapäraselt eraldub energia soojusena, kuid see võib eralduda ka näiteks valgusena või hoopis elektrienergiana. Eksotermiliste reaktsioonide korral on lähteainete sidemete lõhkumisel neeldunud energia hulk väiksem kui uute sidemete tekkel eralduv energia hulk.
Enamasti on eksotermilised reaktsioonid ühinemisreaktsioonid. Igapäevaelust tuntud eksotermilised reaktsioonid on näiteks põlemine ja kõdunemine, aga ka telefoni aku tühjenemine. Proovime nüüd aga läbi viia ka ühe eksotermilise reaktsiooni. Suuremas keeduklaasis on kaltsiumkarbonaat ning siia lisan ma nüüd vesinikloriidhapet. Lisaks intensiivsele gaasi eraldumisele näed sa seda, et antud katse käigus temperatuur tõuseb. Järelikult see reaktsioon kaltsiumkarbonaadi ja vesinikloriidhappe vahel on eksotermiline ning energia eraldub hetkel soojusenergiana. Kordame üle põhilised punktid. Reaktsiooni soojusefektiks nimetatakse keemilise reaktsiooni käigus toimunud energiamuutust. Keemiliste sidemete lõhkumisel kulub energiat ning uute sidemete moodustumisel eraldub energiat. Reaktsiooni soojusefektist lähtuvalt saame me keemilisi reaktsioone jaotada eksotermilisteks reaktsioonideks ja endotermilisteks reaktsioonideks. Endotermilise reaktsiooni korral energia neeldub ning eksotermilise reaktsiooni korral energia eraldub.